Tšau, hea kuulaja ja tere tulemast kuulama podcasti Üle lahe sära. Minu nimi on Jaanika ja selles podcastis anname hääle Soomes elavatele ägedatele ja säravatele Eesti naistele. Olgu tegemist siis elulise mõtiskluse, isikliku teekonna, eduloo, suure väljakutse või hoopis natukesega neist kõigist. Mul on teile varuks palju põnevaid veel kuulmata lugusid. Mõnusat kuulamist! Tere tulemast kuulama podcasti Üle lahe sära esimest episoodi. See on mulle tähtis hetk ja esimeses episoodis räägin ma iseendast. Ehk siis ma räägin teile oma loo. Kes ma olen, kuidas ja miks ma Soome elama tulin ja millega ma siin tegelen. Saame siis kõigepealt korralikult tuttavaks. Üldisemalt sellest podcastist ma plaanin puudutada teemasid esimeses episoodis iseendast rääkides ja edaspidi teiste naistega rääkides, mis puudutavad just nimelt Soomes elamist. Ja ma tahan teid veel kord tänada, et mu podcasti olete kuulama tulnud ning ma loodan kogu südamest, et me veedame koos nii mitmeidki mõnusaid hetki. Mulle endale meeldib podcaste kuulata näiteks jalutades või koristades või söögi tegemise kõrval või näiteks autoga sõites. Ja ma loodan, et ka sul on just praegu selline hetk, et sa saad natukeseks ajaks muud asjad unustada ja minuga koos aega veeta. Aga natukene siis minust. Minu nimi on Jaanika, ma olen 34-aastane ja praeguseks olen ma Soomes elanud veidi üle 15 aasta. Ja sellest podcastist veel natuke lähemalt. Ma olen tegelikult selle podcasti mõtte peale mõelnud juba mitu aastat ja see sai alguse just nimelt nüüd, sest hetkel on mul selle tegemiseks aega. Ja võib-olla minust natukene selline üldisem info või see, et kuidas kõik mu looming või kas või see podcast alguse on saanud, ongi just suvalisel hetkel tekib mingi idee ja kui see mind väga inspireerib, siis ma tahan seda suure kirega edasi arendama hakata. Ja vahepeal tuleb see ajaline pool sinna takistuseks ette, aga just nimelt praegu ei ole mul seda takistust ja nüüd tulebki selle podcastiga ilusasti pihta hakata. Kuidas mina ise Soome kolisin või just nimelt miks? Tegelikult ma ei tea, kas mu kunagised õpetajad kunagi seda podcasti kuulavad, aga kui peaks kuulama, siis minu keskkooliaegne üks kehalise kasvatuse õpetaja on tegelikult siin selles asjas süüdi, sest ma mäletan keskkooli viimases klassis, 12. klassis oli kehalise kasvatuse tund, kus üks nendest kehalise kasvatuse õpetajatest siis rääkis, et suvel on tulemas Euroopa korvpallimeistrivõistlused Tallinnas. See oli U16 ehk siis 16-aastaste poiste koondised võistlevad omavahel ja sinna otsiti vabatahtlikke atašeedeks. Ma ei mäleta, palju meid täpselt oli, meid oli äkki umbes 20 ja igale atašeele anti oma riik. Mina muidugi seal kehalise kasvatuse tunnis siis kohe mõtlesin, et äge seiklus, ma kindlasti tahaksin sinna minna, kandideerisin ja sain. Eesti Korvpalliliit omal ajal siis korraldas seda ja mulle siis antigi juhuslikult see Soome. Ja minu elukaaslane oli tol hetkel Soome koondise füsioterapeut ja see korvpallimeistrivõistlus oligi see koht, kus me tuttavaks saime. Tahaks öelda, et the rest is history, aga ei ole, sellepärast, et just selles osas ma räägingi ka kõigest muust, mis siis pärast seda sai. Aga ma kohtusin siis oma tol hetkel tulevase elukaaslasega just nimelt nendel meistrivõistlustel ja see oli selline armastus esimesest silmapilgust. Sellel hetkel oli mul plaanis pärast seda võistlust kolida Tartusse. Ma olin saanud sisse ajakirjanduse erialale õppima. Siis tuligi selline kohati keeruline moment mu elus, et kuna me olime nii üle peakaera armunud, aga loomulikult meil olid ka omad plaanid tehtud
siis mina kolisin Tartusse, tema elas Soomes, ta oli just kooli lõpetanud ja kui ma seal Tartus mõned kuud elasin, siis ma lihtsalt tundsin, et see ei ole minu jaoks õige, et kuidagi peab seda olukorda natuke teistmoodi lahendama, et kaugsuhe ei tööta ja siis me istusimegi ja rääkisime ja meil olid mõlemad variandid laual, et kas tema kolib Eestisse või mina kolin Soome, kuna tema oli just füsioterapeuti erialal tööd saanud siin Soomes ja mina alles alustasin oma bakalaureust, siis otsustasime, et mina kolin Soome. Ja nii ma siis olingi siin 2011. aasta alguses oma punase kohvriga, tulin laevaga Soome ja hakkasime ühetoalises korteris koos elama. Jätsin selle Tartu Ülikooli tol hetkel pooleli. See oli tõepoolest selline otsus, et minu jaoks oli selge ja kindel otsus, aga kindlasti see võis tunduda paljudele teistele veidi küsitav. Ja tegelikult see lend, kellega koos ma sellel aastal hakkasin seal õppima, sellest lennust on väga mitmed praeguseks ääretult edukad Eesti teleajakirjanikud ja ajakirjanikud. Mul on nende üle väga hea meel. Aga minu tee pidi järelikult siis teistmoodi minema. Samas, nüüd ma istun siin ja lindistan seda podcasti, et äkki veel endiselt on mingi pisikene ajakirjanik minus olemas ja ma saan selle podcasti näol siis ennast teostada. Kui ma siia Soome ära tulin, siis see oli selline huvitav aeg, need esimesed algusaastad. Mõnes mõttes see on olnud üks mu elu kõige ägedamaid aegasid, sest ma olin lihtsalt nii armunud, ma olin väga õnnelik. Aga samal ajal ma üritasin kohaneda, ma olin väga üksik, mul oli väga raske, ma ei tundnud siin mitte kedagi ja see oligi võib-olla selline sellel hetkel kõige suurem väljakutse, et samas oli väga lahe, kõik oli minu jaoks uus ja huvitav, siin olid süsteemid hoopis teistsugused kui Eestis, kõik infrastruktuur, kuidas kuskile minna, siis mingid teatud kombed, mingid poed, mida Eestis ei olnud tollel ajal. See oli väga põnev, kui võrrelda näiteks Helsingit Tallinnaga, siis Helsingi on ikkagi nii palju suurem linn, et sa tunnetad seda linna hoopis teistmoodi, see on niisugune, seal on palju rohkem selline rahvusvaheline selline vibe võrreldes Tallinnaga või vähemalt tollel hetkel oli minu meelest väga palju asju on sellest ajast saati muutunud, aga sellel hetkel oli väga uus ja põnev. Samas see, et ma kedagi ei tundnud ja keegi mind ei tundnud, see oli ka selline veidi uue alguse võimalus ja tunne, aga see oli ka väga raske, et ma mitte kedagi ei tundnud ega teadnud ja kohati olin väga üksik, mu elukaaslane reisis sellel ajal väga palju oma tööga seoses rahvuskoondistega, just käis siis erinevates riikides võistlustel ja mul oli vahepeal pikki nädalaid, kui ma pidin siin üksinda olema. See oli vahepeal minu jaoks väga raske. Mis mulle meeldis veel oli see, et elutempo oli rahulikum ja ma ikka veel tunnetan seda kohati väga tugevalt, et okei, praegu mul on lapsed ja kui ma käin tööl ja neil on trennid ja kõik asjad, mul ei ole mitte mingit rahulikku elu, aga üldiselt elustiil siin Soomes tundub mulle rahulikum ja äkki veidi vähem närviline ja tol ajal seda ma tunnetasin väga tugevalt, see mulle väga meeldis ja mul oli selline tunne, et kõik on võimalik, aga samas ma ikkagi kogu aeg igatsesin ja ikka veel igatsen Eestit. Ma olengi selline natukene kahekoduline, mõlemas riigis on minu jaoks väga palju olulisi asju. Sellest algusajast veel, et mis minu jaoks oli raske, oli see, et mina rääkisin väga hästi inglise keelt, soome keelt ma tollel hetkel üldse ei osanud, aga keegi siin inglise keelt väga minuga rääkida ei tahtnud ja see tegi asjadest mitu korda raskema, sellepärast et kui ma näiteks käisin erinevates ametiasutustes seoses oma elamislubade ja kõikide muude asjadega, siis see, kui tihti minuga oldi nõus tol ajal inglise keeles rääkima, oli selline vahelduv ja siis lisaks see tohutu bürokraatia, et ühest kohast saadetakse teise, siis sealt teisest kohast saadetakse tagasi esimesse. Ma ei tea, kas on äkki praegu veidi kergemaks muutunud, sellepärast et kõik on nüüd palju rohkem digi, aga tol ajal ei olnud
ja ma ikkagi sain oma paberitega päris palju siin seigelda ja vahepeal see ajas küll täiesti ahastusse. Õnneks mul oli ikkagi elukaaslane toeks ja kui elukaaslane on ise soomlane, siis see kindlasti aitab kaasa just kogu sellele paberimajandusele, et ma ei olnud nende asjadega üksi, vaid ma sain temalt häid nõuandeid ja ta aitas mul mingitesse kohtadesse helistada ja selles mõttes sellest oli väga palju abi. Nagu ma juba mainisin, siis kui ma siia kolisin, siis ma soome keelt ei osanud. Ma küll käisin keskkoolis soome keele tundides, aga mulle pigem ei jäänud sellest nii palju külge või ma ei saanud nagu neid asju väga palju oma argielus kuidagi kasutada. Ma ju üldse ei arvanudki, et ma kunagi Soome koliksin, tol ajal kolis väga palju eestlasi Soome ja mul ei olnud sellist tunnet, et see on selline asi, mida ma kindlasti tahan teha. Ma isegi mäletan, et ma olen oma sõbrannadele öelnud, et mina küll Soome ei koli, et seal on veel pimedam ja veel külmem, aga nüüd ma siin olen sellised 15 aastat elanud, nii et never say never, nagu öeldakse. Aga jah, ma keelt ei osanud ja samas ma olen ikkagi väga tänulik, sest mul on alati olnud sellist keelelist taipu või annet, et mulle jäävad keeled väga kergesti külge. Ma mäletan konkreetselt neid alguse ühetoalise korteri aegu, kui ma vaatasin telekast Sex and the City sarja, seal olid soomekeelsed subtiitrid ja siis ma vaatasin, et okei, mis on mis sõna. Siis siin on selline suur ajaleht Helsingin Sanomat, ma lugesin seda, mul oli see sõnade raamat kõrval, vaatasin, mida mingi sõna tähendab ja niimoodi ma siis hakkasin pusima. Ja see keeleoskus ikkagi tuli lõppkokkuvõttes mul päris kiiresti, sest 2013. aastaks sain ma juba soomekeelsesse kõrgkooli sisse ja läksin soome keeles sotsiaalnõustamist õppima. Ja see eeldas juba väga heal tasemel keeleoskust, nii et see on küll asi, mis mul on hästi läinud ja mis on mind väga palju aidanud. Ma arvan, et see puudutab tegelikult ükskõik mis teise riiki kolimist, et kui sa selle riigi kohaliku keele ära õpid, siis see on selline alustala, mis on kindlasti väga vajalik või vähemalt teeb paljusid asju kergemaks. Kindlasti see, üleüldiselt ega elu ongi selline seiklus, et vahepeal on kergemaid aegasid, vahepeal on raskemaid aegasid ja kohanemisel kohati võib-olla see kõige raskem asi minu jaoks oligi üksilduse tunne, aga ma sain väga palju tuge oma elukaaslaselt. Ma rääkisin palju oma vanematega ja mu sõbrad on mul alati toeks olnud. Eks vahepeal meil kõigil tuleb elus selliseid hetki, et koli või mitte, aga tuleb selliseid hetki, kus kõik lööbki vahepeal pea kohal kokku, nutad oma nutmised ära ja siis tuleb lihtsalt edasi pusida. Aga kui ma mõtlen sellele, et kas mul on endiselt pärast kõiki neid aastaid siin Soomes elamisel mingi asi kuidagi raske, siis ma pigem ütleksin, et ei ole. Ma tunnen, et ma olen väga hästi kohanenud. Ma tunnen süsteeme ja saan aru, mismoodi asjad käivad. Et võib-olla selline pisikene igatsus Eesti järele, mis mul kuskil hingesopis on, et see on selline emotsionaalne asi, mis alati on ja ma arvan, et minu kohal jääbki alati seal olema, et ma ikkagi olen läbi ja lõhki eestlane ja on mingeid asju, mida ma Eestis väga palju igatsen. See kindlasti kuskile ei kao. Aga tõepoolest 2013. aastal ma läksin sotsiaalnõustamist õppima kõrgkooli ja tegelikult enne seda siis ma läksin tööle, ma sain tutvuste kaudu ühe lapsehoiutöö, seda ma tegin mõned kuud ja pärast seda ma sain sellise täiskohaga lapsehoiutöö, mida ma tegin, kui ma õigesti mäletan, siis umbes aasta. Ja siis ma läksingi juba tööle restorani ja siis ma töötasin Pudipadi poes tiimari, mida vist enam ei ole juba tükk aega olnud. Aga ma tegin selliseid kergemaid töid ja kooli kõrvalt siis suvel. Kooliga ma alustasin 2013. aastal. Seal vahepeal ma juba tegelikult saingi esimese lapse. 2016. aastal ma ikkagi lõpetasin kooli enam-vähem teistega samal ajal ja siis ma juba saingi oma eriala tööle sotsiaalnõustajana. Mu karjäär siin Soomes on olnud tegelikult väga huvitav. Minu esimene erialane töökoht oli pagulaskeskus, kus ma siis töötasingi sotsiaalnõustajana ja 2016. aasta oli just selle suure
pagulaslaine, mis Euroopas tol ajal oli, nagu veel selline järellaine aeg, et sellel ajal oli väga palju püstitatud siin uusi pagulaskeskusi. Soome tuli üle 30 000 pagulase. Nendega töötamine ja see, et kui sa näed, kuidas neid keskusi luuakse ja kuidas neid süsteeme ehitatakse, see oli tegelikult väga põnev, aga see oli kindlasti ka väga huvitav ja raske töö vaimselt just ja on ikka veel. Need olid minu esimesed sellised erialased kogemused. Ma töötasin 2 suures pagulaskeskuses, ma tegin seda tööd 2020. aastani, seal vahepeal ma sain veel teise lapse, aga 2020. aastal ma siis juba läksingi juhtimistöö peale pärast seda sotsiaalnõustajana töötamist nendes pagulaskeskustes. Minu esimene selline juhitöö oli siis alaealistele ilma hooldajata Soome tulnud pagulaslastele ja noortele mõeldud pagulaskodus või selline rühmakodu. Seal oli 16 last äkki ja siis seal tuli selline eraldi Euroopa projekt veel, meil tõsteti kohtade arvu ja siis ma pidin seda muudatuse aega siis nii-öelda juhtima. Seal ma töötasin 2 aastat, pärast seda ma läksin juhtima väiksemat pererühmakodu, mis oli selline elamisloa saanud üksi Soome tulnud lastele ja noortele mõeldud kodu. Seal elas korraga 7 last või noort ja nad elasid seal, kuni nad said täisealiseks ja siis kolisid iseseisvalt elama. See on olnud selline väga tähendusrikas töökoht minu jaoks, et näha, kuidas need üksikud ilma vanemateta lapsed ja noored siin oma elu on üles ehitanud, et see on mulle väga palju õpetanud. Samas organisatsioonis ma läksin tegelikult 2023. aasta algusest edasi teisele positsioonile juhtima sotsiaalhoolekande üksuses selliseid tiime, kellega ma tegelikult töötan siiani. Selline väga mitmekesine karjäär, aga võib-olla ühine selline nimetaja seal on olnud just töö pagulastega ja nendega töötamine siis nende erinevates protsessi etappides, et kas nad on siis just turvapaika siin taodelnud või siis juba elamisloa saanud ja siis nende aitamine. See koht, kus ma praegu töötan, seal me pakume sotsiaalhoolekande teenuseid just nimelt elamisloa saanud pagulastena Soome tulnud inimestele, just nimelt nendele, kellel on abi ja toetust vaja. Teeme väga palju sellist kriiside ja traumadega seotud tööd ja lisaks meil on klientidena inimkaubanduse ohvrid, ilma elamisloata siin Soomes viibivad abivajajad ja veel mitmed inimesed, kellel on meie abi ja toetust vaja. See töö on tõepoolest väga huvitav, aga see on ka vaimselt kohati väga kurnav ja raske. Kindlasti ma saan öelda, et mul on olnud põnev nendel töökohtadel töötada ja seda karjääri teha. Et seal see, kuidas ma olen näinud, kuidas inimesed oma traumadega hakkama saavad ja missuguseid uskumatuid ellujäämislugusid inimestel on, see võib-olla on kinnitanud just seda nagu mõtet, et inimene harjub kõigega ja inimesed saavad ikkagi väga-väga uskumatutes olukordades hakkama. Võib-olla professionaalsest arengust ma tunnen, et ma alguses tegin kindlasti igasuguseid apsakaid sotsiaalnõustajana ja kindlasti, kui ma oma esimeses kohas tiimijuhina töötasin, siis seal ka mingeid asju ja see käib kindlasti igas eluvaldkonnas kõikidel nagu kaasas, et see on loomulik, et me teeme vigu ja kohe alguses ei saagi kõike osata, aga see, et ma olen saanud kätt harjutada, on mulle kindlasti palju õpetanud ja see, et ma olen saanud väga palju tagasisidet või seda küsinud, siis see on ka olnud selline suur asi, mis on aidanud mu arengule kaasa. Ma tunnen, et praeguseks ma pole kindlasti samas punktis, kus ma olin 10 aastat tagasi. See olekski imelik muidugi, kui oleksin, aga samas ma tunnen, et mul on veel väga palju õppida. Mind huvitab juhtimine väga ja ma tahan sellel teemal ennast jätkuvalt harida ja arendada. Ja kindlasti ma teen apsakaid ka tulevikus, aga võib-olla enam mitte neid asju, mida ma tegin kunagi. Isikliku arengu koha pealt ma ütleksin, et see
et ma olen elanud Soomes ja oma elu siin ausalt öeldes üsnagi nullist üles ehitanud, on mind ka väga palju õpetanud. See on mulle õpetanud esiteks seda, et tasub olla julge ja ei tasu pead norgu lasta, kui kohe asjad välja ei tule. Mõnikord nad ei tulegi välja nii, nagu me oleme mõelnud, aga siis nad leiavad mingisuguse uue tee või tulevad mingisugused uued lahendused ja asjad lähevad natuke teistmoodi, nii nagu nad peavad. Üleüldse see on mind nii palju kordi sundinud sellistesse situatsioonidesse, kus ma pole üldse oma mugavustsoonis, aga see ongi just nimelt see, kus kõik nagu kõik räägivadki, et see on see hetk, kui toimub areng. Väga palju on kogu see siin elamine ja siin erinevate asjadega hakkama saamine nõudnud julgust. Ja samas see on võib-olla mulle õpetanud ka sellist oskust, et kuidas jääda rahulikuks ja sellist vankumatut usku, et küll kõik asjad kuidagi laabuvad. Ja see on mulle väga oluline. Ja lisaks see tunne, et ma olen pidanud tegelikult kuidagi väga palju kohati selliseid raskeid asju tegema, kas siis tööalaselt või mingil hetkel ka eraelus on olnud selliseid hetki, siis mingil hetkel ma tundsingi, et tuleb selline punkt, kus sa tead, et vahet pole, mis juhtub, sa saadki kõigega hakkama. See on võib-olla see suur kogemus nii professionaalselt kui isiklikult, see arengukogemus, mis mul siin on olnud, et need viimased 15 aastat on õpetanud mulle nii palju, et mul ongi selline tugev usk, et ma saan kõigega hakkama. See ei ole lihtne, aga kõik on tehtav. Ja kui ma mõtlen oma senisele elule ja kõikidele nendele kogemustele ja saavutustele, siis ma kindlasti tunnen, et ma olen väga uhke selle üle, et ma olen jõudnud sellesse punkti, kus ma praegu olen. See on ka olnud see, kuhu ma tahtsin jõuda, sest kui ma siia kolisin, siis ma teatasin oma elukaaslasele, et kui ma siia kolin, siis ma kindlasti tahan minna kõrgkooli, ma tahan kindlasti kõrgkooli lõpetada ja ma tahan ikkagi karjäärialaselt mingis ametis professionaaliks saada ja ma tunnen, et ma olen selle saavutanud. Kui ma siia kolisin, siis ma unistasin sellest, et ma lõpetaks ikkagi bakalaureuse magistrikraadi ja nüüdseks olen ma seda teinud. Eelmisel aastal lõpetasin magistrikraadi sotsiaal- ja tervisevaldkonna juhtimise erialal. Ma tunnen uhkust selle üle, et ma olen suutnud seda kõike teha mitte enda oma emakeeles. Ja see on selline asi, mida mitte keegi minult mitte kunagi ei saa ära võtta, et haridus on kindlasti asi, millesse tasub investeerida nii ajaliselt kui vajadusel rahaliselt, sest need oskused, mida me õpime, need jäävad meiega eluks ajaks. Ja loomulikult igal ühel see on erinev asi, et mis kedagi huvitab, et kindlasti ei tasu minna õppima lihtsalt õppima mineku pärast, vaid kui ikkagi on mingi asja vastu päris siiras huvi, siis see on nagu see, mis on mõistlik minu arust. Isiklikus plaanis ma tunnen väga suurt uhkust selle üle, et mul on tore abikaasa, mul on 2 ägedat last ja ega ma päris kindlasti ei oleks praegu sellisel kujul siin, kus ma praegu olen, kui ma natuke selline hulljulge ei oleks. Et eks need mu ettevõtmised kohati on olnud veidi hulljulged. Ma kolisin siia, ma olin tol hetkel 19, et ma olin ikkagi väga noor. Siis selline armastus esimesest silmapilgust, tagantjärele mõeldes oleks võinud ka teistmoodi lõppeda. 19-aastasena suur armumine, see tõenäosus, et see siis viibki sellise pika abieluni, see ei ole alati ju nii selge. See oli kindlasti suur risk, aga samas ma tundsin väga tugevalt, et see on õige. Ma kuulasin ennast ja oma südant ja ma olen üldiselt elus paljude asjadega just nii toimetanud, et ma ikkagi pean ise tundma, et see asi on õige ja siis nii tegema, isegi kui see viib läbikukkumiseni. Endale tuleb kindlaks jääda. Ja samamoodi ma sain lapsed päris noorena, see oli ka minu jaoks väga teadlik samm. Tahtsin seda väga ja ma olen praegu väga õnnelik, et mul on lapsed juba päris suured. Eks ma olengi alati olnud selline päris sihikindel ja et kui ma midagi ikka ära otsustan, siis katsuge te mind veenda, see ei ole alati hea omadus, aga ma kindlasti, kuna ma olen selline jäär, siis ma üritan selle omaduse head pooled enda kasuks tööle panna ja siis nende mitte nii heade pooltega teadlikult tegeleda, et mõnikord võiks ka teiste nõuandeid kuulda võtta.
On muid asju, mille üle ma olen uhke. Ma tunnen, et ma olen enesekindel naine ja ma olen tugev inimene ja ma usun endasse. Ja üks asi, millesse ma veel usun, on mu looming või üleüldse kõik, mida ma teen kogu südamest. Siis tekibki selline tugev usk, et pole vahet, kuidas sellel asjal tegelikult läheb, vaid oluline on see, mis tunne on, kui ma seda teen. Ja tegelikult selle podcastiga on samamoodi, et nüüd esimeses osas ma räägin endast, aga edaspidi on mul siin külalistena paljud ägedad naised, keda ma imetlen ja mul on nii suur au, et ma saan nendega koos istuda ja elust rääkida, just nimelt elust siin Soomes. See on väga vinge. Aga no loomulikult kõik ei ole olnud selline suur lust ja lillepidu või et ma kuidagi lasen selle najal liugu, et mul on selline suur enesekindlus, et teps mitte, et ma tegelikult olen ka kindlasti tagasilööke tunda saanud. Üks, mis kohe siit lähiaastatelt meelde tuleb, on see, kui raske tegelikult seda magistrikraadi oli teha, sest mu erialane töö oli tol hetkel või on ka praegu ääretult nõudlik, kohati väga raske. Ja siis selle kõrvalt täiskohaga õppida, no ma ei tea, täiskohaga õppimist täiskohaga töö kõrvalt ma väga ei soovita, eriti kui kodus on veel ikkagi lapsed, väiksed lapsed. Ja siis teine väga suur tagasilöök, mille pärast mul praegu tegelikult on aega seda podcasti teha, on see rinnavähi diagnoos, mis ma selle aasta jaanuaris sain. Need on kindlasti rasked asjad. Ja kui ma näiteks selle magistrikraadi ajal siin rööprähklesin, siis ma kohati küll mõtlesin, et miks ma seda teen, kelle jaoks ma seda teen, kas mul on seda vaja, et see, et siht on silme ees, ei tähenda alati seda, et ei tule selliseid väga raskeid hetki. Lisaks ma ütleksin, et kui ma väikeste lastega kodus olin, siis see oli minu jaoks väga-väga raske aeg kohati, eriti siis, kui mõlemad lapsed olid väiksed. Ma tunnen, et mul on kohati sellest ajajärgust on mingid hetked täiesti nagu mustad augud, ma ei mäletagi mingeid asju. See oli väga kurnav aeg. See on võib-olla üks asi, mis ka puudutab seda, et kui sa ikkagi kolid Eestist ära, ükskõik, kas see on Soome või mingi kaugem riik, siis see kindlasti tekitab olukorra, kus võib-olla kohati see tugivõrgustik, mis oleks olemas, siis seda ei ole lihtsalt sellepärast, et vahemaa on suurem. See on lihtsalt asi, millega tasub arvestada ja siis tuleb hakkama saada, et eks need on meie need enda otsused, millega me siis elame. Ja kui ma mõtlen, et mida ma tahan teistelt naistelt küsida ja mis teemat ma tahan ise kindlasti puudutada, on see, et kuidas nende suurte tagasilöökidega siis toime tulla. Kui mul on olnud väga raskeid aegu ja kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et mismoodi ma nendega olen hakkama saanud, siis üks on see kurikuulus prioriteedid paika, ehk siis, et mis siis nagu päriselt on oluline. Ja minu meelest see ütlus, et elus saab kõike, aga mitte korraga, on see oluline asi selle kõige juures. Alati võib-olla ei pea tegema nii mitut asja korraga. Ajutiselt võib, aga pikas perspektiivis selline jätkuv stressis elamine või liiga palju tegemine kindlasti on väga väsitav. Ja mingil hetkel lihtsalt annab organism tunda, kui midagi muud ei juhtu. Et siis ma olen küll pidanud elus mingitel hetkedel mõned sammud tagasi astuma. See on kohati olnud selline hirmutav tunne, et okei, et nüüd ma ei teegi seda, mis ma pidin tegema või ma teen seda palju hiljem, et mis siis saab. Aga mida ma olen õppinud on see, et aga no mis siis saab, et see on ikkagi meie enda elu. Võib-olla see, mis mingil hetkel on tundunud õige või teostatav, enam ei ole teostatav järgmisel hetkel, kui asjad muutuvad, et tuleb endale natuke armu anda ja et ei tasu võib-olla tunda sellist läbikukkumise tunnet väga, et kohe, et kui midagi ei saa nii kiiresti tehtud, näiteks kui tahaks. Näiteks minu magistrikraadiga oli nii, et ma pidin ikka päris palju kohandusi tegema ja mul läks sellega rohkem aega, kui ma plaanisin, aga see sai tehtud. Ja tagantjärgi see on ju see, mis loeb. Ja mis mind tegelikult isiklikult aitab veel, on see, kui ma saan asju lahti harutada, ehk siis rääkida sõpradega, erinevaid olukordi peegeldada või oma vanematega asju arutada. Kui ma saan lihtsalt aja maha võtta ja mõnikord just nimelt ümber mõelda. Ja see, et ma annan iseendale loa, et ma võingi mingid asjad edasi lükata või tegemata jätta ja ma võingi ümber otsustada.
see, mida ma kunagi olen öelnud, et ma tahan, see võib muutuda ja ma võin öelda, et okei, ma tegelikult ei tahagi seda enam ja see on täiesti okei. Et võib-olla kunagi ma olin nende asjade koha pealt väga kange, aga see on võib-olla midagi, mis on minu juures muutunud. Kindlasti tasub olla aus enda vastu ja ka oma lähedaste vastu ja seada oma piirid ja olla julge, sest me tõepoolest elame ainult korra. Ja see on mul väga-väga pingsasti nüüd meeles, kui mul on nüüd see diagnoos ja ma saan ravi, et tõepoolest me elame ainult korra ja tasub teha asju, mis on meile endale olulised ja õiged. Aga kui võib-olla mõelda mingisuguste sekelduste või naljakate seikade peale või seikluste peale, mis mul siin aastate jooksul on olnud, siis neid on kindlasti väga palju, ma kõiki ei mäleta. Võib-olla üks asi, mis meelde tuleb, on see, et ma olen selline inimeste inimene, mulle on tähtis, et mul on inimesi ümberringi, et ma tunnen oma naabreid näiteks. Ja ma mäletan, kui ma siia praegusesse elukohta koos oma elukaaslasega kolisin, siis siia kolisid meile üsna pea uued naabrid ja siis ma vaatasin, et äge noor paar, et läheks kutsuks kohvile ja nad olid võib-olla äkki 1 päeva siin elanud ja ma läksin neile ukse taha, küsisin, et tulge meile külla ja teeme koos kohvi ja eks sealt saigi see naabritega sõpruse alguse. Hiljem meile kolis siia veel mitu noort perekonda, kellega me siis hakkasime koos läbi käima. Ja see sai tegelikult kõik sellest alguse, et ma tol ühel õhtul läksin selle esimese uue naabri ukse taha ja kohvile kutsusin ja ma mäletan, kuidas nad tagantjärgi mitme kuu pärast rääkisid, et nad olid nii imestanud, et kes see niimoodi ukse taha tuleb ja kohvile kutsub, sest see ei ole üldse väga selline Soome stiil, aga ma ei tea, kas see Eesti stiil ka on, et see on võib-olla minu stiil asjadega toime tulla ja inimestega ühendust otsida. Aga see tasus ennast ära, et meil on selline äge naabrite WhatsAppi grupp ja me vahepeal koos grillime ja meie lapsed on koos üles kasvanud ja mänginud, et see on tegelikult väga tore. Võib-olla kui mõelda selle peale, et kui sa elad välismaal, siis sa pead tegelikult teadlikult tekitama endale seda tugivõrgustikku, kui sul seda siin ei ole. Ja see on oluline. Aga jah, et see oli äge, kuidas nad ütlesid, et see pole väga soomlaste komme niimoodi ukse taha kohvile kutsuma tulla, siis ma ütlesingi neile, et et ma olengi eestlane, et vahet pole. Siis võib-olla üks seiklus, mis mulle veel meelde tuli, selline väga omapärane kogemus oli see, et kui ma käisin kunagi mitu head aastat Dance'is tantsustuudios tantsimas ja trenni tegemas ja tervitan siinkohal Martat, siis ma mäletan, kuidas seal oli kunagi väga lahe kangoo jumpsi tund. See on selline vedrudega saabastel tehtav trenn. Ma loodan, et Marta saab mind siia kunagi parandama tulla vajadusel. Ja siis Martal oli kutsutud kuskile sellist kangoo jumpsi eratundi andma. See oli mingisugune tüdrukute õhtu. Ja siis Marta saatis sinna mind. Panime need saapad mulle auto peale ja läksin sinna kohale ja tegin selle trenni neile ära. See oli küll minu jaoks selline väga äge mugavustsoonist väljas olukord, et ma olin tegelikult väga palju trenni teinud, aga trenne andnud olin ma oluliselt vähem ja see oli minu jaoks, ma ei tea, mõned üksikud selles mõttes, et tõesti ma ei liialda, ma ei ole kunagi treener olnud, mul on tegelikult mingid väiksed treeneripaberid olemas, fun fact, aga ma pole kunagi niimoodi trenne väga palju andnud, et ma saan need ikkagi ühe käe sõrmedel kokku lugeda ja see oli üks nendest. See oli väga huvitav, kuidas ma siis sellele tüdrukute õhtugrupile selle trenni andsin, aga nad olid nii heast tujus ja meil oli tõesti, omast arust panin päris äge kava ka kokku ja meil oli lõbus, et see läks hästi. Ja keelelisi sekeldusi on mul päris mitmeid olnud, ma ikkagi alguses panin jätkuvalt ämbrisse ja siis me saime ikkagi elukaaslasega ka palju naerda. Just nimelt, kui ma kuskilt mujalt midagi küsisin või palusin, et tegelikult elukaaslasega, kui me tutvusime, siis me rääkisime inglise keeles, sest ma soome keelt ei osanud ja me tegelikult räägime siiamaani inglise keeles, et see on olnud see meie suhtekeel. Ja oma lastega räägin ma eesti keeles ja mu elukaaslane räägib meie lastega soome keeles ja siis omavahel räägime inglise keeles, et on selline teiste inimeste jaoks võib-olla veidi pudru ja kapsad, aga meie jaoks väga-väga selge süsteem ja meie lapsed ongi mitmekeelsed lapsed ja ma väga ei pudruta, et üritame ikkagi asju nagu selgetena hoida. Ja ma tahan kindlasti
rääkida ka natukene sellest tavalisest argielust. Kõik saavutused ja sekeldused ja raskused on põnevad, aga tegelikult on ju igal inimesel oma argipäev ja minu argipäev näeb tavaliselt siis välja selline, et ma käin tööl, hetkel küll mitte selle haiguse tõttu, aga tavaliselt ma käin tööl ja mu 2 last on väga aktiivsed trennitegijad, nad käivad korvpallis ja tantsutrennis, siis viime neid trenni ja elame sellist tempokat pereelu. Ja tegelikult ma tahaks äkki öelda võib-olla seda, et minu arust see normaalsus on tänapäeval veidi alahinnatud, et selline tavaline argielu, vahet pole, kas siis lastega või ilma, aga selline tavaline argielu ja rutiinid on tegelikult minu meelest üks kõige suurem luksus üldse. See on mõnus, see on turvaline, kui on oma teatud tegemised, igapäevased korduvad rutiinid, need aitavad kuidagi inimest maandada. Ma sellesse usun väga-väga palju, et need sellised mõnusad rutiinid, mis igaüks endale loob, on tegelikult väga-väga olulised. Need hoiavad meil kuidagi seda vaimset tervist ja turvatunnet. Argielus need trenni viimistele ja tööle lisaks on kõik tavapärased toimetused, kokkamised, kodused tööd, kõik muu. Et selline täiesti tavaline pereema elu. Ja kui ma mõtlen selle peale, et mis mulle siin Soomes elamise juures meeldib, ongi endiselt see, et mul on selline tunne, et inimesed on veidi rahulikumad. Soomlased on minu arust väga seadusekuulelikud inimesed. Siin on näiteks sotsiaal- ja tervishoiusüsteemides minu arust väga palju head. Samas ma pean ütlema, et kui ma mõtlen, mida ma Eestist kõige rohkem igatsen, siis on ka just nimelt inimesed. Ja loomulikult pere, sugulased, mu kallid sõbrad ja sellele lisaks teatud kohad, teatud toidud ja tunded, mis mulle nendega seonduvad. Et ma olen tõepoolest selline kahekoduline ja mõlemas riigis on väga palju asju, mida ma ääretult hindan. Kuigi ma elan Soomes, on mulle hästi oluline oma juurte ja kodumaaga ühendust säilitada. Ma katsun väga palju eestikeelset kirjandust tarbida, ma kirjutan ise luuletusi, ma loen oma lastele väga palju raamatuid ette, olen alati lugenud, me vaatame eestikeelseid telekanaleid nii palju kui võimalik ja ma ikkagi üritan regulaarselt ka Eestis käia, et mul on oluline see, et mu lapsed saavad oma mõlemate riikide vanavanematega koos aega veeta, sest tegelikult see ongi ju see, mismoodi me anname seda kultuuri ja keelt ja neid traditsioone edasi, et nad näevad neid, nad elavad ja kogevad neid. Mulle isiklikult see on hästi oluline, et mu lapsed ka teavad, kus nende juured on. Aga see kahekeelsena ja kahekultuurilise lapsena üles kasvamise teema on tegelikult väga põnev teema ja sellele võikski millalgi veel eraldi peatuda. Ja kui ma mõtlen, et kus minu kodu on, siis füüsiliselt ma arvan, et see koht, kus ma praegu olen, ehk siis mu enda kodu, see maja, aga kui ma mõtlen kuidagi emotsionaalselt, siis ma vist tunnen, et võib-olla mitmes kohas, et natukene siin, natukene Eestis, kindlasti lapsepõlvekodu on alati selline koht, mis minu jaoks toob sellise kodutunde ja turvatunde, et see on selline laiali jaotunud asi, see kodutunne. Siis ma teeksin veel natukene juttu elu alustaladest, millest ma tahan kindlasti edaspidi ka oma saatekülalistega rääkida. Ehk siis mida ma tähtsaks pean ja mida ma hindan. Ja üldse võib-olla natukene harjumustest ja asjadest, mida esikohale sean. Kindlasti sellised täiesti basic asjad on, nagu me paljud teame, tervislik toitumine, regulaarsed liikumine, trenn, uni. Aga kui realist olla, siis alati nende kõikide asjadega ei ole hästi. Elus võib juhtuda erinevaid asju, mis mõjutavad kas und või seda, kui palju me jõuame trennis käia või mida me sööme. Aga et ma olen ka õppinud, et sellest ei tasu ka väga stressi minna. Pigem siis kuidagi leebelt üritada tagasi rajale saada, aga ilma, et ennast hullult nüpeldada, et nüüd ma ei ole neid kõiki asju täiuslikult ära teinud. Väga-väga oluline asi on veel kõik inimsuhted, kellega me igapäevaselt läbi käime, sõbrad,
kindlasti väga-väga oluline minu jaoks, et mul on ümberringi inimesi, keda ma saan usaldada ja kelle jaoks ma tahan ise olemas olla. Ja üldisemalt ma ütleksin, et minu jaoks on oluline elada oma elu oma väärtushinnangute ja prioriteetide järgi. Ei saa teha otsuseid selle järgi, mida keegi teine tunneb, et me peaksime tegema või teiste nõuandeid võib alati kuulata, aga see otsus tuleb ikkagi alati ise ära teha ja siis selle järgi minna. Ja võib-olla näiteks selle podcastiga, et jaa, ma kindlasti alguses siin mõtlesin, et okei, et pole varem teinud, et kuidas see kõik käib ja mis mikrofonid ja mis süsteemid ja kuidas ma oskan, aga tegelikult sellega on täpselt samamoodi nagu kõige muuga siin elus, et tuleb lihtsalt kuskilt pihta hakata. Me ei ole mitte kunagi täielikult valmis. See julgus on alustala elus, et tuleb olla julge. Tihtipeale pole midagi kaotada ja võib-olla me tõesti komistame ja kukume ja astume haledalt ämbrisse, aga mis siis sellest? Teeme uuesti, teeme paremini või siis oleme lihtsalt õnnelikud, et vähemalt üritasime ja midagi õppisime. Et ei tasu jääda ootama mingit perfektset hetke, vaid tuleb lihtsalt pihta hakata. Head kuulajad, kui teil on mingi selline asi, mida te olete mõelnud, et tahaks teha, aga ei oska või see tundub kuidagi selline, et kõik asjad peavad olema valmis ja täiuslikult, siis ei pea, lihtsalt hakake pihta. Ja siis käigu pealt saab õppida. Kui ma mõtlen sellele, et kas ma olen pidanud midagi täiskasvanuna täiesti nullist õppima või kuidagi uuesti õppima, enda jaoks uuesti lahti mõtestama või teisest vaatevinklist vaatama, siis võib-olla see selline täiuslikkus on üks asi, mis mind kindlasti, see perfektsionism on alati natukene iseloomustanud. Ma olen koolis olnud alati tubli õpilane, ka täiskasvanuna õppides ma olen alati olnud selline kohusetundlik ja see kohusetundlik tubli tüdruku värk on tõesti üks selline asi, mida ma olen pidanud enda jaoks lahti mõtestama ja kuidagi teise nurga alt vaatama. Kõike ei saa alati teha täiuslikult ega peagi, see ei ole mõistlik oma aja ja energia kasutamine, et mingeid asju tuleb teha veits üle jala ja siis need asjad, mis on meile päriselt olulised, siis nendesse nagu seda aega ja energiat suunata. Ja teine asi, mida ma olen pidanud täiskasvanuna väga palju lahti mõtestama, on tunded. Ma olen väga emotsionaalne inimene, ma tunnen väga tugevalt ja ma tunnen väga palju ja tunded on sellised tembutajad, et nad mõnikord panevad meid uskuma, et see, mida ma nüüd tunnen, on reaalselt fakt, nii ongi. Ja tunded kuidagi esitlevad ennast meie peas faktidena ja siis see, et võtta üks hetk, hingata sisse, hingata välja, mõnikord kas või magada ja järgmine hommik uuesti mõelda, siis see toob selguse, see tunde pealt tegemine ei ole alati ainult hea asi, kuigi see annab mulle kindlasti mingites asjades väga palju juurde. See selline kirg ja emotsionaalselt asjade tegemine, aga mingites olukordades, eriti inimsuhetes, see on võib-olla pigem asi, kus peab natukene ootama ja hingama ja kui ma seda teha suudan, siis jääb mõnikord nii mõnigi pahandus või tüli ära, et tunnete lahti mõtestamine on hästi oluline. Stressirohketes olukordades ja kui on kuidagi keerulisemad ajad, siis kuidas ma ennast ise maandan, on see, et ma mõtlen mõnikord, et kas sellel asjal on näiteks 2 aasta pärast mingit tähtsust ja kui ei ole, siis tõenäoliselt see on veits tühi asi. Siis kindlasti mulle meeldib liikuda, jalutuskäik või väike jooks või mis iganes trenn mõjub peale puhastavalt ja need mõtted kuidagi lähevad tagasi järjekorda, et ei ole peas selline hull tohuvapohu, see aitab mind väga palju. Ja mõnikord tõesti tasub jätta see mõtlemine üldse pooleli ja tulla järgmine päev selle asja juurde uuesti tagasi. Vahepeal polegi see asi nii hull, kui see tundus. Lisaks, kui on väga keerulisi asju, siis ma tõepoolest võin öelda, et inimene harjub absoluutselt kõigega. Isegi väga raskete asjadega me suudame kohaneda, see võib lihtsalt võtta palju rohkem aega, aga ma ise ka praegu väga-väga hullult üritan endale seda meelde tuletada, et kõigega võib harjuda, kõigega võib kohaneda ja kindlasti tasub siis ka abi paluda, kui vaja on, aga inimesed saavad täiesti uskumatute olukordadega hakkama. Ma olen seda ka oma töö juurest korduvalt näinud, missuguste elulugudega inimesed saavad järje peale ja saavad väga hästi hakkama, et sellesse tasub uskuda, et me suudame tõesti hästi kohaneda. Üks, mida ma veel olen märganud, on see, et mida kiirem mul on, mida rohkem tegemist mul on,
seda olulisem on aeg maha võtta ja korraks mitte midagi teha. Sest võib-olla mõnikord ma ise tunnen, et ma kaon selle tegemise siis ära, mul on mingid nimekirjad, ma pean kõiki asju hullult jõudma teha ja siis ma olen täiega väsinud ja stressis ja siis ei vii enam mitte kuskile, ma ei tunne sellest rõõmu. Et siis tasub natukeseks ajaks aeg maha võtta, vaadata, kas neid kõiki asju tõesti on vaja praegu teha või pigem natukene puhata ja siis asjadele uue pilguga vaadata. Ja üleüldiselt elus absoluutselt kõik on mööduv ja see on üks asi, mis mind rasketel hetkedel lohutab, et absoluutselt kõik läheb mingil hetkel mööda. Head hetked lähevad kahjuks kiiresti mööda, vähemalt tunne on alati selline, aga ka rasked hetked lähevad lõpuks mööda. Et see mind kindlasti aitab väga palju. Ma mõtlengi, et mu elu õppetund on olnud tõepoolest siiamaani see, et ma võin alati uuesti valida ja otsustada. Ma võin oma arvamust muuta. Ma võin nüüd selles vanuses 34-aastasena ma võin pidada õigeks või oluliseks absoluutselt teisi asju, või mida ma pidasin oluliseks näiteks 10-15 aastat tagasi ja see ongi loomulik. Tegelikult peabki nii olema, sest me kogu aeg areneme ja me õpime enda kohta palju uut. Ja see elatud elu toob sügavust juurde. Kunagi ma olin võib-olla väga mustvalge, aga nüüd ma tunnen, et on juures nii palju värve ja nende varjundeid ja selline absoluutsus on kadunud ja mulle tegelikult väga see meeldib. Ja samal ajal mingite teiste asjadega on hoopis nii, et kui ma varem võib-olla ei julgenud oma arvamust väga selgelt kujundada või mingeid teatud piire seada, siis nüüd ma enam ei tee nende asjade juures mööndusi ja see on ka selline mõnus äratundmine, et nüüd ma tean, mida ma tahan ja mida ma ei taha. Ma julgen ikka veel eksida ja ma julgen ikka veel uuesti proovida. Ma loodan, et see on selline omadus, mis mitte kunagi ei kao. Ja kui ma tagantjärgi mõtlen, kui ma saaksin näiteks nooremale endale anda nõu või siis teistele naistele anda nõu, kas siis näiteks siia kolimise või selle kohanemise osas või üleüldse elu muutvate otsuste tegemisel, siis nõu oleks just see, et elu tuleb elada nii, et endale meeldib. Sest kui me teeme otsuseid teiste tahtmiste järgi, siis kelle elu moodi see meie elu lõpuks välja näeb. Ja teine asi on see, et kui me oleme rahulolematud, siis kui me mitte midagi ei muuda, siis miski tõepoolest ei muutu. Kui me ei ole rahul, siis peab tegema samme, et tunda rohkem rahulolu ja see tähendab muutusi ja muutusi ei tasu karta. Kui ma tuleviku peale mõtlen, siis ma ausalt öeldes ei tea, kus ma ennast 5 või 10 aasta pärast näen, aga kui ma saan hästi suurelt unistada, siis ma olen kindlasti selleks ajaks oma luuleraamatu välja andnud. Ma loodan, et see podcast on olnud üks tore ettevõtmine ja ma loodan, et 5 või 10 aasta pärast ma saan tegeleda väga palju loominguga, et mu töö on loominguline, mulle meeldib esineda, mulle meeldib isegi õpetada, et ma loodan, et mu elus eriti just karjäärialaselt on selliseid komponente, et ma saan ennast teostada, ma saan olla loominguline, avatud, ma saan inimestega suhelda. See oleks mulle hästi oluline, aga vaatame, missugune see siis konkreetselt välja näeb, kui see aeg kätte jõuab. Võib-olla lõpetuseks, et mis mind inspireerib ja mis on minu kirg, mis mulle siin üle lahe selle sära silma toob, ongi just nimelt loomine, luuletused, luuletuste lugemine, aga ka luuletuste kirjutamine. Ma olen alati olnud selline maalija, kirjutaja, mulle meeldib loominguga tegeleda ja veel, mis mind inspireerib, on ilusad asjad. Mulle meeldib olla ilusate asjade keskel. Mulle meeldib see ütlus, et ilusate asjade keskel on ilusam olla ja ma tunnen, et see on nii tõsi ja sellepärast see visuaalne pool on minu jaoks alati väga oluline olnud. Mulle meeldib, kui asjad on korras. Ma olen, kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen siuke hull küünalde, lillede fänn. Mulle meeldib visuaalselt ilusates kohtades käia. Et see selline esteetiline pool elus on mulle väga oluline ja ma arvan, et see on kohati ka alahinnatud asi, et kui me oleme segaduse keskel, ükskõik, kas me oleme siis näiteks kontoris või kodus või kuskil mujal, siis tegelikult ma usun, et see mõjutab meid päris palju. Ja eriti, kui me tunneme, et see, mismoodi asjad välja näevad, on meile oluline, siis see mõjutab meid veel rohkem, et inimtüübid on kindlasti siinkohal erinevad. Mis mind veel inspireerib, on just võib-olla selline mõtteviis, et pole mõtet
oodata mingit tähtsat hetke mingite ilusate riiete jaoks või mingit tähtsat päeva, et neid ilusaid riideid ja seda ilusat pesu tuleb kanda, kui see olemas on, et pole mõtet kapis hoida. Kui on võib-olla kehvem päev või on mingisugune tähtis asi, kuhu me läheme veidi närvilise ja ebakindlana, siis kindlasti naisena ma ütleksin, et kui paned ikka ilusa pesu selga ja paned endale kena huulepulga, siis sul on kohe natuke parem olla ja sul on selline sisemine enesekindlus, mis aitab sul selle asjaga hakkama saada. Et jah, selline hetke püüdmine ja päevas elamine on minu jaoks selline väga inspireeriv mõte. Ja see on võib-olla selline, mis ma annaksin ka oma esimese osa lõpuks teile kaasa. Ärge oodake mingit tähtsat päeva või pidu, vaid nautige elu, nautige iga päeva, leidke igast päevast hetk, mis on teie arust ilus, mis annab teile midagi ja loodan, et see esimene osa oli põnev kuulamine ning saite minust natukene rohkem teada. Edaspidi ma siin üksi ei räägi, vaid mul on tulemas tõepoolest palju huvitavaid naisi siia külaliseks, kes kõik omamoodi säravad ja edaspidi kuulete siis rohkem hoopis nendest. Aitäh, et kuulasid Üle lahe sära podcasti ja järgmise korrani. Tšau!